Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega üle 250 000 kilomeetri tunnis. Mitte ainult Maa ei keerlitse ümber päikese, mitte ainult päikesesüsteem ei liigu läbi galaktika, vaid kogu meie kosmose asukoht, see täpne punkt, kus me praegu eksisteerime, on midagi uskumatult haruldast. Te ei ole lihtsalt planeedil. Te olete täpselt seal, kus elu on võimalik. Ja see pole juhus. Kujutage ette, et vaatate linnuteed öötaevas. See hõbedane joon, mis läbib taevakaare. Enamik inimesi näeb seda kui kaunist valgusriba, aga tegelikult vaatate te oma galaktika sisemusse. Vaatate kohta, kus asub üle 100 miljardi tähe. Vaatate kohta, kus iga kubikvalgusaasta sisaldab rohkem energiat kui kogu inimkonna ajalugu kokku. Ja nüüd tuleb šokeeriv tõde. Me ei ela seal, me elame äärelinnas. Vaikses, rahulikus, peaaegu tühjas kosmosenurgas. Ja täpselt see asjaolu hoiab meid elus. Astronoomid nimetavad meie asukohta Orioni haruks. See on väike, ebaoluline spiraalse galaktika haru, mis asub umbes 26 000 valgusaastat galaktika keskusest. 26 000 valgusaastat. See number ei ütle teile midagi, kuni te mõistate, et linnutee läbimõõt on umbes 100 000 valgusaastat. Me oleme peaaegu täpselt poolel teel keskuse ja galaktika serva vahel. Kohas, mida galaktilises mõõtkavas võiks nimetada provintslinnaks. Ja see on täpselt see, mis meid päästab. Kuid miks? Miks peaks meie asukoht olema nii oluline? Kas pole kõik kohad universumis võrdsed? Kas pole iga tähe ümber võimalik elu? Vastus on lihtne ja hirmutav. Ei. Enamik galaktikast on surmav. Ja mida lähemal te olete keskusele, seda surmavam see muutub. Aastal 2005 tegi Harvardi Smithsoniani astrofüüsika keskuse teadlaste rühm, mida juhtis doktor Guillermo González, avastuse, mis muutis meie arusaama elust universumis. Nad uurisid mitte ainult seda, kus elu võib eksisteerida, vaid kus see peab eksisteerida. Näed leid kontseptsiooni, mida nimetatakse galaktiliseks eluvööndiks. Nagu planeedid peavad olema õigel kaugusel oma tähest, et vesi saaks olla vedelas olekus, peavad ka tähed olema õigel kaugusel galaktika keskusest, et elu saaks areneda. Nende arvutused olid vapustavad. Galaktiline eluvöönd on uskumatult kitsas. Liiga lähedal keskusele ja radiatsioon tapab kõik. Liiga kaugel ja pole piisavalt raskeid elemente, et planeedid saaksid üldse moodustuda. Ja Maa? Maa on täpselt õiges kohas. Mitte juhuslikult, vaid seetõttu, et ainult siin, selles vaikses äärelinnas, said kokku kõik tingimused, mis tegid võimalikuks selle, et te praegu neid sõnu kuulete. Aga mis täpselt muudab galaktika keskuse nii ohtlikuks? Miks ei saa seal elu eksisteerida? Vastus peitub 3 surmatavas jõus, mis valitsevad galaktika südames. 3 jõudu, mis muudavad selle piirkonna üheks kõige vägivaldsemaks kohaks universumis. Esimene jõud on radiatsioon. Galaktika keskuses on tähed paksult kokku. Kui meie ümbruses Orioni haarus on keskmine kaugus tähtede vahel umbes 5 valgusaastat, siis galaktika keskuses võib see olla vaid mõni valguskuu. Kujutage ette taevast, kus pole mitte üksikud tähed, vaid tuhandeid päikesi, mis palavad korraga. Kujutage ette öötaevast, mis on nii ere, et varje pole olemas. Kujutage ette radiatsioonivoogu, mis on miljoneid kordi tugevam kui see, mida me kogeme Maal. Aastal 2011 mõõtsid Euroopa Lõunaobservatooriumi teadlased Tšiile Atacama kõrbes radiatsioonitasemeid galaktika keskuse lähedal. Nad kasutasid Very Large Telescope'i, ühte võimsamat teleskoopi Maal. Nende tulemused olid šokeerivad. Radiatsioonitase galaktika keskusest 5000 valgusaasta raadiuses on umbes 100 korda kõrgem kui meie piirkonnas.
100 korda. See tähendab, et iga elusolend, iga DNA molekul, iga rakk oleks pidevalt pommitatud kõrge energiaga osakestega. Mutatsioonid poleks erand, need oleksid norm. Elu, nagu me seda tunneme, ei saaks lihtsalt eksisteerida. Teine jõud on veel hirmutavam. Supernoovad. Tähed ei ela igavesti. Massiivsed tähed, mis on palju suuremad kui meie päike, lõpetavad oma elu plahvatusega, mis on nii võimas, et see valgustab hetkeks tervet galaktikat. Üks supernoova vabastavad energia võrdub sellega, mida meie päike toodab kogu oma 10 miljardi aasta pikkuse eluea jooksul. Ja see energia vabaneb mõne sekundi jooksul. Galaktika keskuses, kus tähed on tihedalt koos, juhtuvad supernoovad palju sagedamini kui meie piirkonnas. Arvutused näitavad, et galaktika keskusest 5000 valgusaasta raadiuses plahvatab supernoova keskmiselt iga 100 000 aastat. Meie piirkonnas on see sagedus umbes 1 supernoova iga 5 miljonit aastat. Vahe on 50 korda. Aga miks see oluline on? Sest supernoova ei ole lihtsalt ere valgus taevas. See on gammakirte purse, mis levib läbi ruumi valguse kiirusega. Kui supernoova plahvatab vähem kui 50 valgusaastat teie planeedist, võib see hävitada atmosfääri osoonikihi. Ilma osoonita jõuab ultraviolettkiirgus pinnale. Elu ookeanides sureb, elu maal sureb, kogu biosüsteem kokku variseb. Ja galaktika keskuses pole see hüpoteetiline oht. See on pidev reaalsus. Planeet, mis asub seal, ei pea kartma ühte supernoovat oma ajaloo jooksul. Ta peab kartma 10, 100. Elu ei jõuaks isegi alata, rääkimata sellest, et areneda keerukaks, intelligentseks vormiks. Kolmas jõud on kõige salapärasem ja kõige hirmutavam. Sagittarius A tärnike. See on must auk galaktika keskuses. Mitte tavaline must auk, vaid supermassiivne must auk, mille mass on umbes 4 miljonit korda suurem kui päikese mass. 4 miljonit päikest, kokku surutud punkti, mis on väiksem kui meie päikesesüsteem. Aastal 2020 avaldas Event Horizon Telescope'i meeskond esimese pildi Sagittarius A tärnist. See oli ajaloolise tähtsusega hetk. Esimest korda nägid inimesed otse galaktika südamesse. Ja see, mida nad nägid, oli nii ilus kui hirmutav. Hele oranž rõngas, mis ümbritseb absoluutset pimedust. Koht, kus ruum ise on nii kõverdunud, et valgus ei saa põgeneda. Aga Sagittarius A tärnike pole lihtsalt passiivne objekt. See on aktiivne. See neelab mateeriat. Tähed, gaas, tolm. Kõik, mis satub liiga lähedale, tõmmatakse sisse. Ja kui mateeria kukub musta augu poole, kuumeneb see miljonite kraadideni. See kiirgab röntgeni kiirgust. See loob magnetvälju, mis on triljoneid kordi tugevamad kui maa magnetväli. See tekitab jette, mateeriavooge, mis paiskuvad välja peaaegu valguse kiirusega. Kui teie planeet asuks galaktika keskuse lähedal, ei peaks te kartma ainult radiatsiooni ja supernoovaid. Te peaksite kartma ka seda, et must auk ärkab. Sest kui Sagittarius A tärnike hakkab aktiivselt toituma, muutub galaktika keskus põrguks. Radiatsioonitase tõuseb 1000 kordi. Magnetväljad lõhuvad atmosfääre. Jetid pürivad läbi ruumi, hävitades kõike oma teel. Ja nüüd mõelge sellele. Me elame 26 000 valgusaastat eemal sellest kohast. Me oleme piisavalt kaugel, et olla täiesti kaitstud. Me oleme vaikses äärelinnas, kus tähed on haruldased, supernoovad on haruldased ja musta augu mõju on 0. Me oleme täpselt seal, kus elu saab eksisteerida. Aga see pole veel kõik. Sest meie asukoht pole ainult ohutu, see on ka täiuslik. Ja selle mõistmiseks peame vaatama, kuidas galaktikad üldse töötavad. Linnutee pole staatiline objekt. See pole lihtsalt tähtede kogum, mis ripub ruumis. See on dünaamiline süsteem, mis keerleb, liigub, areneb. Ja selle keeluse keskmes
on spiraalstruktuur, mis määrab, kus tähed sünnivad ja kus nad surevad. Galaktika spiraalharud pole lihtsalt tähtede kogunemised. Need on tiheduse lained, mis liiguvad läbi galaktika. Kujutage ette liiklusmummut maanteel. Autod kogunevad kokku, aeglustuvad, siis liiguvad edasi. Täpselt samamoodi liiguvad tähed läbi spiraalharude. Nad siseneda harusse, aeglustuvad gravitatsiooni tõttu, siis liiguvad välja. Ja just spiraalharudes sünnivad uued tähed, sest seal on gaas ja tolm piisavalt tihe, et gravitatsioon saaks selle kokku tõmmata. Seal moodustuvad tähelaatsikud, kohad, kus sündivad tuhanded tähed korraga. Seal on galaktika kõige aktiivsem, kõige energilisem, kõige vägivaldsem. Aga meie päikesesüsteem. Me ei asu spiraalharusse. Me asume harude vahel. Orioni haru, kus me elame, on tegelikult väike, ebaoluline struktuur kahe suure spiraalharusse vahel. Me oleme nagu maja, mis asub kahe kiire maante vahel. Piisavalt lähedal, et näha tegevust, aga piisavalt kaugel, et olla rahulik. See tähendab, et me ei ole pidevalt läbimas tähelaatsikuid. Me ei ole pidevalt eksponeeritud uute massiivsete tähtede radiatsioonile. Me ei ole pidevalt ohustatud supernoovadest, mis plahvatavad noortes tähelaatsikutes. Me oleme vaikses, stabiilses piirkonnas, kus asjad muutuvad aeglaselt. Kus elu saab areneda rahulikult, ilma pidevate katastroofideta. Ja see stabiilsus on kriitiline, sest elu ei arene kiiresti. Maal kulus üherakulistest organismidest mitmerakuliste organismideni peaaegu 2 miljardit aastat. Kulus veel 500 miljardit aastat, et elu jõuaks maale. Kulus veel 100 miljoneid aastaid, et tekiksid imetajad. Ja kulus veel miljoneid aastaid, et tekiks inimene. Kogu see aeg pidi maa olema stabiilne. Atmosfäär pidi püsima. Ookeanid pidid püsima. Radiatsiooni tase pidi olema piisavalt madal. Ja see oli võimalik ainult seetõttu, et me asume õiges kohas. Vaikses äärelinnas, kus universum annab elule aega. Aga on veel üks aspekt, mis muudab meie asukoha täiuslikuks. Ja see on midagi, mida enamik inimesi ei mõtle kunagi. See on vaade. Vaade. See sõna tundub nii lihtne, nii igapäevane. Aga kui me räägime galaktikast, omandab see sõna täiesti uue tähenduse. Sest meie asukoht linnutees ei anna meile mitte ainult ohutust. See annab meile midagi veel väärtuslikumat. Võimaluse mõista universumi. Kujutage ette, et te elate galaktika keskuses. Teie öötaevas pole pimedust. Tuhandeid tähi paistab nii eredalt, et varjud on teravad nagu päeval. Taevas on pidev valgussaatus, kus üksikuid tähti on võimatu eristada. Te näete ainult hõõguvat udu, lõputut valgust, mis täidab kogu taeva. Ja just see valgus muudab teid pimedaks. Sest astronoomia, kogu meie teadmine universumist, põhineb võimel näha kaugele. Võimel eristada üksikuid tähti, võimel mõõta nende liikumist, nende valgust, nende kaugust. Aga kui teie taevas on täis valgust, kui iga suund on täidetud tähtedega, siis te ei näe midagi. Te olete nagu inimene, kes seisab keskel eredalt valgustatud staadionit ja üritab näha tähtedest. Valgus ise muudab teid pimedaks. Meie aga elame piirkonnas, kus tähed on haruldased, kus öötaevas on tõeliselt pime, kus me saame näha mitte ainult lähedasi tähti, vaid ka kaugeid galaktikaid, kus me saame mõõta universumi laiust, selle vanust, selle struktuuri. Meie asukoht ei anna meile ainult elu, see annab meile teadmise. Aastal 2009 avaldas astrofüüsik Guillermo González koos filosoof Jay Richardsiga uuringu, mis kandis pealkirja Kosmose eesõigustatud planeet. Nende tees oli radikaalne. Kohad, kus elu saab eksisteerida, on täpselt samad kohad,
kust universumi on kõige parem vaadelda. See pole juhus. See on midagi sügavamat. Nad analüüsisid kõiki tegureid, mis teevad planeedi elukõlblikuks. Õige kaugus tähest, õige kaugus galaktika keskusest, stabiilne orbiit, magnetväli, atmosfäär, vedelad ookeanid. Ja siis nad vaatasid, millised neist teguritest aitavad kaasa ka teaduslikule vaatlusele. Tulemused olid hämmastav. Planeet peab olema õigel kaugusel oma tähest, et vesi oleks vedel. Aga täpselt see kaugus tagab ka selle, et atmosfäär on läbipaistev. Ei liiga paks, ei liiga õhuke. Planeet peab olema piisavalt suur, et hoida atmosfääri, aga mitte liiga suur, et gravitatsioon muutuks lämmatavaks. Ja see täpselt õige suurus tagab ka selle, et planeedil on tektooniline aktiivsus, mis ringlusse viib süsinikku ja teisi elemente. Planeet peab asuma galaktika vaikses piirkonnas, kus radiatsioon on madal. Aga täpselt see piirkond annab ka selge vaate universumisse. Planeet peab olema stabiilses orbiidis, kus temperatuur ei kõigu liiga palju. Aga täpselt see stabiilsus võimaldab ka täpset astronoomiat, sest tähed liiguvad ennustatavalt. Iga tingimus, mis teeb elu võimalikuks, teeb ka teaduse võimalikuks. Ja see pole juhus. See on struktuuri, mis on sisse kirjutatud universumi seadustesse. Aga on veel üks aspekt, mis muudab meie asukoha ainulaadseks. Ja see puudutab mitte ruumi, vaid aega. Me ei ela mitte ainult õiges kohas, me elame ka õigel ajal. Linnutee on umbes 13 miljardit aastat vana. See tekkis vähem kui miljard aastat pärast suurt pauku. Ja kogu selle aja jooksul on see muutunud. Esimesed tähed, mis süttisid galaktikas, olid täiesti erinevad tähtedest, mida me näeme täna. Need olid massiivsed, lühiealised ja nad koosnesid peaaegu ainult vesinikust ja heeliumist. Raskeid elemente, süsinikku, hapnikku, raua, kõike, millest meie kehad koosnevad, ei olnud veel olemas. Need elemendid tekkisid tähtede sees. Iga täht on nagu kosmoseahju, kus kerged elemendid sulatavad kokku rasketeks. Vesinik muutub heeliumiks. Heelium muutub süsinikuks. Süsinik muutub hapnikuks. Ja kui täht plahvatab supernoovana, paiskuvad need elemendid kosmosesse. Järgmine tähtede põlvkond sisaldab juba neid elemente ja järgmine veelgi rohkem. Astronoomid nimetavad seda protsessi galaktiliseks keemiliseks evolutsiooniks. Ja see on aeglane protsess, väga aeglane. Esimesed mitu miljardit aastat oli galaktikas liiga vähe raskeid elemente, et kivised planeedid saaksid moodustuda. Oli ainult gaas, vesinik ja heelium. Planeedid, mis tekkisid, olid gaasihiiglased nagu Jupiter. Kohad, kus elu, nagu me seda tunneme, ei saa eksisteerida. Aga umbes 5 miljardit aastat tagasi jõudis galaktika punkti, kus raskeid elemente oli piisavalt. Tähed nagu meie päike hakkasid moodustuma koos kiviste planeetidega. Planeedid nagu Maa said võimalikuks. Ja just sel ajal tekkis meie päikesesüsteem. Me ei sündinud galaktika nooruses, kui raskeid elemente oli liiga vähe. Me ei sündinud ka galaktika vanaduses, kui kõik massiivsed tähed on juba surnud ja supernoovad on haruldased. Me sündisime täpselt õigel hetkel. Hetkel, kui galaktikas oli piisavalt raskeid elemente, et planeedid saaksid moodustuda, aga ka piisavalt energiat, et elu saaks tekkida. Aastal 2015 avaldas Euroopa Kosmoseagentuuri teadlaste rühm uuringu, mis analüüsis galaktika keemilist koostist viimase 10 miljardi aasta jooksul. Nad kasutasid andmeid Gaia kosmoseteleskoobi, mis on kaardistanud üle miljardi tähe linnutees. Nende järeldused olid selged. Planeedid nagu Maa said võimalikuks alles viimase 6 miljardi aasta jooksul. Varem oli galaktikas lihtsalt liiga vähe süsinikku, hapnikku, raua. Ja see tähendab midagi sügavat. See tähendab, et elu, nagu me seda tunneme, pole võimalik galaktika kogu ajaloo jooksul. See on võimalik ainult teatud ajaaknas. Aknas,
mis avanes umbes 6 miljardit aastat tagasi ja mis jääb avatuks veel mitu miljardit aastat. Me elame selle akna alguses. Me oleme ühed esimestest. Aga miks see oluline on? Miks peaks meid huvitama, millal me eksisteerime? Sest see vastab ühele suurimale küsimusele, mida inimkond on kunagi esitanud. Kus on kõik teised? Fermi paradoks. Itaalia füüsik Enrico Fermi esitas selle küsimuse aastal 1950, lõunasöögi ajal Los Alamose. Küsimus oli lihtne. Kui universum on nii suur ja nii vana, kus on kõik tulnukad? Kus on tõendid teistest tsivilisatsioonidest? Miks me ei ole kuulnud ühtegi signaali? Miks me ei ole näinud ühtegi kosmoselaeva? Selle küsimuse taga on matemaatika. Linnud ees on üle 100 miljardi tähe. Paljudel neist on planeedid. Paljud neist planeetidest on eluvööndis. Isegi kui ainult 1% protsendist neist areneks intelligentseks eluks, peaks galaktikas olema miljoneid tsivilisatsioone. Aga me ei ole leidnud ühtegi. On palju teooriaid, mis üritavad seda paradoksi selgitada. Võib-olla on elu äärmiselt haruldane. Võib-olla hävitavad tsivilisatsioonid end enne, kui nad jõuavad tähtede juurde. Võib-olla on nad olemas, aga me ei oska neid otsida. Aga on veel üks teooria, mis on otseselt seotud meie asukohaga galaktikas. Võib-olla me oleme varajased. Kui planeedid nagu Maa said võimalikuks alles 6 miljardit aastat tagasi ja kui elu vajab miljardeid aastaid, et areneda intelligentsuseni, siis võib-olla on enamik tsivilisatsioone veel tekkimata. Võib-olla me ei ole keskmised. Võib-olla me oleme pioneerid. Esimesed, kes vaatavad üles tähtede poole ja küsivad, kas me oleme üksi. See teooria kannab nimetust varajase ilmumise hüpotees ja see on toetatud mitte ainult galaktika keemilise evolutsiooni poolt, vaid ka meie asukoha poolt. Sest kui me elame galaktika vaikses äärelinnas, kohas, kus elu saab areneda rahulikult, siis võib-olla on selliseid kohti vähe. Võib-olla on elamik galaktikast liiga ohtlik. Võib-olla on eluvöönd palju kitsam, kui me arvame. Ja kui see on tõsi, siis me ei ole ainult õnnelikud. Me oleme vastutavad. Sest me võime olla ühed esimestest. Ühed esimestest, kes jõuavad punkti, kus nad saavad mõista universumi. Ühed esimestest, kes saavad küsida, miks me siin oleme. Aga meie asukoht galaktikas ei mõjuta ainult meie ohutust ja meie võimet vaadelda universumi. See mõjutab ka meie planeedi enda struktuuri, sest Maa pole lihtsalt kivi, mis keerleb ümber päikese. See on keeruline süsteem, mis on kujunenud täpselt õigete elementide kombinatsioonist. Ja need elemendid on siin tänu meie asukohale galaktikas. Mõelge rauast. Teie veres on raud. Teie luudes on kaltsium. Teie DNA-s on fosfor. Kõik need elemendid tekkisid tähtede sees. Aga mitte kõik tähed toodavad samu elemente. Väikesed tähed nagu punased kääbused toodavad peamiselt kergeid elemente. Massiivsed tähed toodavad raskeid elemente, aga nad elavad ainult mõned miljonid aastad enne, kui nad plahvatavad. Meie päike on täpselt õige suurusega. See on piisavalt massiivne, et selle ümber saaksid moodustuda kivised planeedid, aga piisavalt väike, et elada 10 miljardit aastat. Ja see tekkis piirkonnas, kus oli täpselt õige segu raskeid elemente. Mitte liiga palju, mitte liiga vähe. Kui me oleksime galaktika keskuse lähemal, oleks raskeid elemente rohkem. Planeedid oleksid tihedamad, raskemad. Gravitatsioon oleks tugevam. Atmosfäär oleks paksem. Elu, kui see üldse tekiks, oleks täiesti erinev. Võib-olla oleks see piiratud ookeanide põhja, kus rõhk on tohutu. Võib-olla ei jõuaks see kunagi Maale. Kui me oleksime galaktika servale lähemal, oleks raskeid elemente vähem. Planeedid oleksid väiksemad, kergemad. Magnetväljad oleksid nõrgemad. Atmosfäärid oleksid õhemad. Päikese värm pühiks neid minema. Elu, kui see üldse tekiks, oleks pidevalt ohustatud kosmilisest kiirgusest.
aga me oleme täpselt õiges kohas. Kohas, kus raskeid elemente on piisavalt, et moodustada stabiilne, kivine planeet. Kohas, kus on piisavalt raua, et luua tugev magnetväli, mis kaitseb meid päikesevärmi eest. Kohas, kus on piisavalt süsinikku, et elu saaks tekkida. Kohas, kus on piisavalt hapnikku, et atmosfäär saaks olla hingav. Iga element teie kehas on tõend meie asukoha täiuslikkusest. Iga aatom on tõend sellest, et me elame täpselt seal, kus me peame elama. Aga on veel üks aspekt, mis muudab meie asukoha ainulaadseks. Ja see on dünaamiline aspekt. Sest me ei ole staatilises kohas. Me liigume. Päikesesüsteem keerleb ümber galaktika keskuse kiirusega umbes 22 kilomeetrit sekundis. See tähendab, et me teeme täisringi ümber galaktika umbes igal 225 miljonil aastal. Astronoomid nimetavad seda galaktiliseks aastaks. Ja Maa ajaloo jooksul oleme me teinud umbes 20 galaktilist aastat. Aga meie orbiit pole täiuslik ring. See on ellips. Ja see tähendab, et me liigume lähemal ja kaugemal galaktika keskusest. Mõnikord oleme 24 000 valgusaastat keskusest. Mõnikord oleme 28 000 valgusaastat. See kõikumine on väike, aga see on oluline. Sest kui me liigume lähemal keskusele, suureneb radiatsioonitase, suureneb supernoovade oht, suureneb gravitatsiooniline häirimine teiste tähtede poolt. Ja mõned teadlased usuvad, et need tsüklid võivad olla seotud massiväljasuremisega Maal. Aastal 2002 avaldas paleontoloog Richard Muller Berkeley ülikoolist uuringu, mis analüüsis väljasuremiste mustrit viimase 500 miljoni aasta jooksul. Ta leidis, et suured väljasuremised juhtuvad umbes iga 62 miljoni aasta tagant. Ja see periood vastab täpselt ajale, mis kulub meil, et ületada galaktika spiraalharusid. Kui me läbime spiraalharusid, satume tihedamasse tähtede piirkonda. Suureneb oht, et lähedal plahvatab supernoova. Suureneb oht, et mõni täht läheb liiga lähedale päikesesüsteemile ja häirib oortipilve, komeetide reservuaari meie süsteemi ääres. Ja kui need komeedid paisatakse sisemisse süsteemi, võivad nad põrgata Maale. Põrked, mis põhjustavad massi väljasuremisi. See teooria on endiselt vaieldav, aga see näitab midagi olulist. Meie asukoht galaktikas pole staatiline. Me liigume läbi erinevate piirkondade ja need liikumised mõjutavad elu Maal. Nad on osa suuremast tsüklist, mis on kujundanud meie planeedi ajalugu. Aga praegu, sel hetkel, oleme me õiges kohas. Me ei ole liiga lähedal galaktika keskusele. Me ei ole läbimas spiraalharusid. Me oleme vaikses, stabiilses piirkonnas. Ja see stabiilsus on andnud meile aega. Aega areneda, aega mõista, aega vaadata üles tähtede poole ja küsida, miks? Ja nüüd jõuame küsimuseni, mis on kõige sügavam. Küsimuseni, mis ühendab kõik need faktid üheks tervikuks. Kas meie asukoht on juhus? Kas see on lihtsalt vedamine? Või on siin midagi enamat? Mõelge kõigele, mida me oleme arutanud. Me elame täpselt õigel kaugusel galaktika keskusest. Mitte liiga lähedal, kus radiatsioon tapaks meid. Mitte liiga kaugel, kus raskeid elemente oleks liiga vähe. Me elame spiraalharude vahel, kus supernoovad on haruldased. Me elame õigel ajal, kui galaktikas on piisavalt raskeid elemente. Me elame kohas, kust on parim vaade universumisse. Iga üksik tingimus on täidetud. Iga üksik parameeter on täpselt õige. Ja tõenäosus, et see kõik on juhus, on uskumatult väike. Mõned teadused nimetavad seda antroposse printsiibiks. Idee, et universum tundub olevat häälestatud elu jaoks, sest me oleme siin, et seda vaadelda. Kui tingimused poleks õiged, me ei oleks siin, et küsida, miks nad on õiged. See on tautoloogia, aga see on ka sügav tõde. Teised lähevad kaugemale. Nad väidavad, et see pole lihtsalt vaatlusmõju. Et universum on tõepoolest häälestatud.
et füüsikalised konstandid, galaktika struktuur, meie asukoht, kõik see on osa suuremast disainist. Aga see viib meid filosoofia ja teoloogia valdkonda, kus teadus ei saa enam vastuseid anda. Mis on kindel, on see, me elame uskumatult haruldases kohas. Kohas, mis on täiuslik mitte ainult elu jaoks, vaid ka mõistmise jaoks. Kohas, mis annab meile võimaluse vaadata universumisse ja näha selle ilu, selle keerukust, selle sügavust. Ja võib-olla on see kõige olulisem punkt. Mitte see, et me oleme ohutud, mitte see, et me oleme õnnelikud, vaid see, et me saame mõista, et me saame küsida küsimusi, et me saame otsida vastuseid. Aga meie asukoht galaktikas ei mõjuta ainult meie minevikku ja olevikku. See mõjutab ka meie tulevikku, sest galaktika ei ole staatiline, see areneb. Tähed sünnivad ja surevad, gaas tiheneb ja hajub. Ja umbes 4 miljardi aasta pärast juhtub midagi, mis muudab kõike. Linnutee põrkab kokku Andromeeda galaktikaga. Andromeeda on meie lähim suur galaktika. See asub umbes 2,5 miljonit valgusaastat meist ja see liigub meie poole kiirusega umbes 110 kilomeetrit sekundis. Iga sekund toob seda 110 kilomeetrit lähemale, iga päev toob seda 9 miljonit kilomeetrit lähemale. Ja umbes 4 miljardi aasta pärast jõuab see siia. Kui 2 galaktikat põrkavad, ei põrka tähed omavahel. Ruumi on liiga palju. Tähed lihtsalt libisevad üksteise mööda nagu 2 sõelat, mis lähevad läbi üksteisest. Aga gravitatsioonilised jõud on tohutu. Galaktikad moonutavad üksteist. Spiraalharud lõhutakse. Tähed paisatakse uutele orbiitidele. Ja meie päikesesüsteem, meie väike turvaline nurk galaktikas paisatakse kaosesse. Arvutused näitavad, et on umbes 10% tõenäosus, et päikesesüsteem paisatakse täiesti välja galaktikast. 10%. See tähendab, et on reaalne võimalus, et meie järglased, kui nad on veel olemas, leiavad end galaktikade vahelisest ruumist. Kohas, kus lähim täht on miljoneid valgusaastaid eemal. Kohas, kus öö taevas on täiesti pime, välja arvatud kauged galaktikad. Aga isegi kui me jääme galaktikasse, muutub meie asukoht. Me ei ole enam vaikses äärelinnas. Me oleme keskel kaost, keskel uue, suurema galaktika moodustumist. Galaktikat, mida astronoomid on juba ristinud Milkomeedaks, Linnutee ja Andromeeda kombinatsioon. Ja selles uues galaktikas võivad tingimused olla täiesti erinevad. Võib-olla on rohkem radiatsiooni, võib-olla on rohkem supernoovaid, võib-olla pole enam vaikset äärelinna, kus elu saab rahulikult eksisteerida. Aga see on 4 miljardit aastat tulevikus. Praegu me oleme siin. Praegu me oleme ohutud. Praegu me elame täpselt õiges kohas, õigel ajal, õiges galaktikas. Ja see toob meid tagasi algse küsimuse juurde. Miks me elame galaktika vaikses äärelinnas? Vastus pole lihtne. See pole üks põhjus. See on kombinatsioon põhjustest, mis kõik töötavad koos. Me elame siin, sest siin on ohutu. Me elame siin, sest siin on õige keemiline koostis. Me elame siin, sest siin on parim vaade universumisse. Me elame siin, sest siin on stabiilsus, mis võimaldab elul areneda miljardite aastate jooksul. Aga võib-olla on sügavaim vastus see. Me elame siin, sest ainult siit saame me mõista, kus me oleme. Ainult siit saame me näha galaktika struktuuri. Ainult siit saame me mõõta universumi suurust. Ainult siit saame me küsida, miks. Ja võib-olla on see kõige olulisem. Mitte see, et me oleme ohutud. Mitte see, et me oleme õnnelikud. Vaid see, et me saame küsida. Et me saame otsida. Et me saame mõista. Sest lõppkokkuvõttes pole meie asukoht galaktikas lihtsalt geograafiline fakt. See on eksistentsiaalne fakt. See määrab, kes me oleme. See määrab, mida me saame teada. See määrab,
kuidas me mõistame oma kohta universumis. Me oleme olendid, kes elavad galaktika vaikses äärelinnas. Ja täpselt see asjaolu teeb meist need, kes me oleme. Olendid, kes saavad vaadata üles tähtede poole ja mõista, et me oleme osa millestki suuremast. Osa galaktikast, mis keerleb läbi ruumi. Osa universumist, mis laieneb ja areneb. Osa loost, mis algas 13,8 miljardit aastat tagasi ja mis jätkub veel miljardeid aastaid. Ja see lugu pole veel läbi. See alles areneb ja me siin, galaktika vaikses äärelinnas, oleme osa sellest loost. Me oleme need, kes vaatavad. Me oleme need, kes küsivad. Me oleme need, kes mõistavad. Ja võib-olla on see kõige suurem ime. Mitte see, et universum on nii suur. Mitte see, et galaktika on nii keeruline. Vaid see, et me, väikesed olendid väikesel planeedil galaktika äärelinnas, saame seda kõike mõista. Aga kui me räägime galaktilisest eluvööndist, kui me räägime sellest, et meie asukoht on täiuslik, siis peame küsima, kuidas me seda teame? Kuidas saame me mõõta midagi, mis on nii tohutu? Kuidas saame me olla kindlad, et meie arvutused on õiged? Vastus peitub ühes kõige täpsemas teadusharus, mida inimkond on kunagi loonud. Spektroskoopias. Võime analüüsida valgust, mis jõuab meieni läbi triljonite kilomeetrite tühja ruumi ja öelda täpselt, mis seal toimub. Kui täht plahvatab supernoovana, ei jõua meieni ainult valgus. Jõuab meieni informatsioon. Iga valguse lainepikkus kannab endas lugu. Lugu elementidest, mis seal olid, lugu temperatuurist, mis seal valitses, lugu energiast, mis seal vabanevad. Ja kui me analüüsime seda valgust läbi prisma, näeme jooni. Tumedaid jooni, eredaid jooni. Iga element jätab oma allkirja. Iga protsess jätab oma jälje. Aastal 2013 käivitas Euroopa Kosmoseagentuur missiooni nimega Gaia. Kosmoseteleskoop, mille ainus ülesanne on kaardistada linnuteed. Mitte lihtsalt pildistada, vaid mõõta. Mõõta iga tähe asukohta. Mõõta iga tähe liikumist. Mõõta iga tähe eredust, temperatuuri, keemilist koostist. Gaia on juba mõõtnud üle 2 miljardi tähe. 2 miljardit andmepunkti. Iga täht on nagu piksel tohutus pildis, mis aeglaselt ilmub. Ja see pilt näitab meile midagi uskumatut. Galaktika pole ühtlane. See pole lihtsalt tähtede kogum, mis on ühtlaselt jaotunud. See on struktuur. Keeruline, dünaamiline, elav struktuur. Ja kui me vaatame seda struktuuri, näeme täpselt seda, mida teooriad ennustasid. Näeme, et galaktika keskuses on tähed tihedalt koos. Näeme, et spiraalharudes on tähed nooremad, kuumemad, massiivemad. Näeme, et harude vahel, seal kus me elame, on tähed vanemad, stabiilsemad, rahulikumad. Aga Gaia ei mõõda ainult tähti. See mõõdab ka nende keemilist koostist. Ja siin muutub lugu veel põnevamaks. Iga täht on nagu ajamasin. Mitte selles mõttes, et see võimaldaks meil ajas rännata, vaid selles mõttes, et see kannab endas informatsiooni mineviku kohta. Täht, mis tekkis 10 miljardit aastat tagasi, sisaldab vähem raskeid elemente kui täht, mis tekkis 5 miljardit aastat tagasi. Ja täht, mis tekkis miljard aastat tagasi, sisaldab veel rohkem. Astronoomid nimetavad seda metallilisuseks. Ja see on eksitav termin, sest nad nimetavad metallideks kõiki elemente, mis on raskemad kui heelium. Süsinik on metall, hapnik on metall, raud on metall. Kõik, mis pole vesinik või heelium, on metall. Ja kui me mõõdame tähtede metallilisust erinevates galaktika piirkondades, näeme selget mustrit. Galaktika keskuses on metallilisus kõrge, väga kõrge.
mõned tähed sisaldavad 2 korda rohkem raskeid elemente kui meie Päike. Galaktika servades on metallilisus madal, väga madal. Mõned tähed sisaldavad 100 korda vähem raskeid elemente kui meie Päike. Ja meie Päike? Meie Päike on täpselt keskmises. Mitte liiga palju, mitte liiga vähe. Täpselt õige kogus raskeid elemente, et moodustada kivised planeedid. Täpselt õige kogus raua, et luua magnetväljad. Täpselt õige kogus süsinikku, et elu saaks tekkida. Aga see pole ainult meie Päike. See on kogu meie piirkond. Orioni haru, kus me elame, on täis tähti, millel on sarnane metallilisus. Tähed, mis tekkisid umbes samal ajal, samast gaasipilvest, sama keemilise koostisega. Ja see tähendab, et kui meie Päikesesüsteemis on planeet, kus on elu, siis võib-olla on ka teistel tähtedel meie piirkonnas planeedid, kus on elu. See on üks põhjustest, miks SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, keskendub tähtedele, mis on sarnased meie Päikesele. Mitte ainult seetõttu, et need tähed on stabiilsed, vaid ka seetõttu, et neil on õige keemiline koostis. Neil on õige metallilisus. Neil on õiged tingimused, et planeedid saaksid moodustuda ja elu saaks tekkida. Aga kui me räägime galaktilisest eluvööndist, peame rääkima ka numbritest. Täpsetest, konkreetsetest numbritest, mis määravad, kus see vöönd asub. Aastal 2007 avaldas astrofüüsik Nikos Prantsos Pariisi Astrofüüsika Instituudist uuringu, mis arvutas välja galaktilise eluvööndi täpsed piirid. Ta võttis arvesse kõiki tegureid, radiatsioonitaset, supernoovade sagedust, metallilisust, tähtede tihedust. Ja ta jõudis järeldusele, mis oli nii täpne kui hämmastav. Galaktiline eluvöönd asub vahemikus 20 000 kuni 28 000 valgusaastat galaktika keskusest. 20 000 kuni 28 000. See on kitsas riba, mis moodustab ainult umbes 10% galaktika kogupindalast. 10%. See tähendab, et 90% galaktikast on liiga ohtlik elule. Ja meie asukoht? 26 000 valgusaastat, täpselt keskel seda vööndit. Mitte servas, kus tingimused on piiripealsed, vaid keskel, kus kõik on optimaalne. Aga need numbrid pole staatilised. Galaktiline eluvöönd liigub, sest galaktika areneb. Esimese miljardi aasta jooksul pärast galaktika teket ei olnud eluvööndit üldse. Metallilisus oli liiga madal kõikjal. Järgmise 2 miljardi aasta jooksul tekkis eluvöönd, aga see oli väga kitsas ja asub kaugel keskusest. Alles viimase 5 miljardi aasta jooksul on eluvöönd laienenud ja liikunud sinna, kus me praegu oleme. Ja tulevikus? Tulevikus hakkab eluvöönd taas muutuma, sest massiivsed tähed, mis toodavad raskeid elemente, surevad välja. Supernoovad muutuvad haruldasemaks. Metallilisus kasvab aeglasemalt. Ja umbes 10 miljardi aasta pärast hakkab eluvöönd taas kitsenema. See tähendab, et on ajaaken. Ajaaken, mil galaktikas on võimalik keerukas elu. Ja me elame selle akna keskel. Me ei ole liiga varakult, kui tingimused pole veel õiged. Me ei ole liiga hilja, kui tingimused hakkavad halvenema. Me oleme täpselt õigel ajal. Aga numbrid räägivad veel ühte lugu. Lugu, mis on võib-olla kõige hirmutavam ja kõige inspireerivam korraga. Kui me arvutame, kui palju tähti asub galaktilises eluvööndis, saame numbri. Umbes 10 miljardit. 10 miljardit tähte, mis asuvad õiges kohas, õigel ajal, õige keemilise koostisega. 10 miljardit võimalikku päikest, mille ümber võivad keerelda planeedid nagu Maa. Aga mitte kõik need tähed on sobivad. Mõned on liiga massiivsed. Nad elavad ainult miljoneid aastaid, mitte piisavalt kaua, et elu saaks areneda. Mõned on liiga väikesed. Nende eluvöönd on nii lähedal, et planeedid oleksid gravitatsiooniliselt lukustatud. Üks pool alati päikese poole, teine pool alati pimeduses. Kui me filtreerime välja kõik ebasobivad tähed, jääb alles umbes 2 miljardit. 2 miljardit tähte, mis on piisavalt sarnased meie päikesele, et nende ümber võiks olla planeet nagu Maa.
Ja kui me eeldame, et ainult 1% neist tähtedest on planeet eluvööndis, saame 20 miljonit. 20 miljonit võimalikku maad. 20 miljonit kohta, kus vesi võib olla vedel, kus atmosfäär võib olla hingav, kus elu võib eksisteerida. Aga siis tuleb kõige raskem küsimus. Kui paljudel neist planeetidest on tegelikult elu? Kui paljudel on keerukas elu? Kui paljudel on intelligentne elu? Me ei tea. Me ei tea, kui tõenäoline on elu tekke. Me ei tea, kui tõenäoline on evolutsioon ühest rakust mitmesse. Ma ei tea, kui tõenäoline on intelligentsuse areng. Kõik, mis meil on üks andmepunkt. Maa. Üks planeet, kus me teame kindlalt, et elu eksisteerib. Aga isegi kui elu on uskumatult haruldane, isegi kui ainult 1 miljonist planeedist areneb intelligentseks eluks, tähendaks see, et galaktikas on 20 tsivilisatsiooni. 20 kohta, kus keegi vaatab üles tähtede poole ja küsib, kas me oleme üksi. Ja siin jõuame tagasi Fermi paradoksi juurde. Aga nüüd, kui me mõistame galaktilist eluvööndit, omandab see paradoks uue tähenduse. Sest kui kõik tsivilisatsioonid peavad tekkima galaktilises eluvööndis, siis nad kõik asuvad samas piirkonnas. Nad kõik on umbes 25 000 valgusaastat galaktika keskusest. Nad kõik on spiraalharude vahel. Nad kõik on vaikses äärelinnas. Ja see tähendab, et kui me otsime signaale, peaksime otsima just sealt. Mitte galaktika keskusest, kus radiatsioon on liiga tugev. Mitte galaktika servadest, kus metallilisus on liiga madal. Vaid sealt, kus me ise oleme. Galaktilisest eluvööndist. Aga on veel üks aspekt, mis muudab otsingu keeruliseks. Aeg. Kui tsivilisatsioonid tekivad juhuslikult läbi galaktika ajaloo, siis tõenäosus, et 2 tsivilisatsiooni eksisteerivad samal ajal, on väike. Väga väike. Kujutage ette, et galaktika ajalugu on 1 aasta. Inimtsivilisatsioon on eksisteerinud umbes 10 000 aastat. Galaktika mõõtkavas on see vähem kui 1 sekund. 1 sekund aastas. Kui teine tsivilisatsioon eksisteeris 1 000 000 aastat tagasi, me ei kuule nende signaale. Kui 3. tsivilisatsioon tekib 1 000 000 aastat tulevikus, nad ei kuule meie signaale. Me oleme nagu laevad öösel, mis mööduvad üksteisest pimeduses, kunagi teadmata, et teine oli seal. Aga võib-olla on see liiga pessimistlik. Võib-olla on tsivilisatsioone rohkem, kui me arvame. Võib-olla on elu palju tavalisem, kui me kardame. Võib-olla on galaktiline eluvöönd täis signaale, täis sõnumeid, täis tõendeid, et me ei ole üksi. Ja võib-olla me lihtsalt ei ole veel piisavalt kaua otsinud. Aga isegi kui me ei leia kunagi teist tsivilisatsiooni, isegi kui me oleme tõesti üksi, on meie asukoht galaktikas endiselt uskumatu. Sest see ei anna meile ainult elu. See annab meile võimaluse mõista. Mõelge sellele, mida me oleme saavutanud. Me oleme olendid, kes tekkisid planeedil, mis keerleb ümber keskmise suurusega tähe galaktika vaikses äärelinnas. Ja me oleme suutnud mõõta galaktika suurust. Me oleme suutnud kaardistada selle struktuuri. Me oleme suutnud mõista selle ajalugu. Me oleme suutnud vaadata tagasi ajas 13,8 miljardit aastat, suure paugu hetkeni. Me oleme suutnud vaadata ruumis miljardeid valgusaastaid, kaugete galaktikateni. Me oleme suutnud mõista füüsikalisi seadusi, mis valitsevad universumis. Ja kõik see on võimalik tänu meie asukohale. Tänu sellele, et me elame kohas, kus taevas on piisavalt pime, et näha kaugeid objekte. Tänu sellele, et me elame kohas, kus radiatsioon on piisavalt madal, et meie instrumendid saaksid töötada. Tänu sellele, et me elame kohas, kus on piisavalt stabiilsust, et tsivilisatsioon saaks areneda. Iga teleskoop, mida me ehitame, on tõend meie asukoha täiuslikkusest. Iga avastus, mida me teeme, on tõend sellest, et me elame õiges kohas. Iga küsimus, mida me esitame, on tõend sellest, et universum on loonud tingimused mitte ainult elule, vaid ka mõistmisele. Aga on veel üks viis, kuidas vaadata meie asukohta galaktikas. Viis, mis on vähem teaduslik, aga võib-olla sügavam. Me ei ole lihtsalt vaatlejad.
me oleme osa loost, mida me vaatleme. Iga aatom teie kehas tekkis tähe sees. Süsinik teie DNA-s tekkis tähe tuumas, kus temperatuur oli miljoneid kraadeid. Raud teie veres tekkis supernova plahvatuses, mis oli nii võimas, et see valgustas tervet galaktikat. Kaltsium teie luudes, hapnik teie kopsudes, lämmastik teie valkudes, kõik need elemendid on tähetolm. Te ei ole eraldi universumist. Te olete universum. Te olete viis, kuidas universum vaatab iseennast. Te olete viis, kuidas galaktika mõistab iseennast. Te olete viis, kuidas 13,8 miljardi aasta pikkune lugu muutub teadlikuks. Ja teie asukoht galaktikas pole juhus. See on osa sellest loost. Osa protsessist, mis algas suure pauguga ja mis jätkub siiani. Osa evolutsioonist, mis viis vesinikust heeliumini, heeliumist süsinikuni, süsinikust eluni, elust teadvuseni. Te olete tähtede järglane ja te elate täpselt seal, kus tähtede järglased peavad elama. Galaktika vaikses äärelinnas, kus on piisavalt raskeid elemente, aga mitte liiga palju radiatsiooni. Kus on piisavalt stabiilsust, aga mitte liiga palju igavust. Kus on piisavalt aega, et elu saaks areneda ja piisavalt ruumi, et vaadata üles ja imestada. Aga meie lugu ei ole veel läbi, sest me ei ole ainult vaatlejad. Me oleme ka tegutsejad. Viimase 100 aasta jooksul oleme me muutunud esimeseks liigiks maal, kes suudab mõjutada oma saatust. Me ei ole enam ainult evolutsiooni objektid. Me oleme evolutsiooni subjektid. Me saame valida, kuhu me läheme. Me saame valida, milleks me saame. Ja üks valik, mis meil on lahkuda. Lahkuda maalt. Lahkuda päikesesüsteemist. Lahkuda meie vaiksest äärelinnast ja minna sinna, kus ükski elu pole varem käinud. See pole enam ulme. See on inseneeria. Kosmoseagentuurid üle maailma planeerivad missioone Marsile. Ettevõtted nagu SpaceX ehitavad rakette, mis suudavad viia inimesi teistele planeetidele. Teadlased projekteerivad tähelaevad, mis võiksid jõuda lähimatele tähtedele. Ja kui me lahkume, kui me hakkame levima läbi galaktika, muutub meie asukoht. Me ei ole enam ainult galaktika vaikse äärelinna elanikud. Me muutume galaktika uurijateks, galaktika koloniseerijateks, galaktika kujundajateks. Aga see toob kaasa vastutuse, sest kui me oleme tõesti ühed esimestest, kui me oleme tõesti haruldased, siis me ei kanna vastutust ainult enda eest. Me kanname vastutust elu eest. Elu, mis tekkis siin, maal, galaktika vaikses äärelinnas ja mis võib levida kaugemale, kui me suudame ette kujutada. Ja nüüd, kui me oleme vaadanud kõiki neid fakte, kõiki neid numbreid, kõiki neid teooriaid, jõuame tagasi algse küsimuse juurde. Miks me elame galaktika vaikses äärelinnas? Vastus on keeruline ja lihtne korraga. Me elame siin, sest siin on ohutu. Siin on radiatsioon madal. Siin on supernoovad haruldased. Siin on must auk piisavalt kaugel. Me elame siin, sest siin on õige keemiline koostis. Siin on piisavalt raskeid elemente, et planeedid saaksid moodustuda. Siin on piisavalt raua, et magnetväljad saaksid tekkida. Siin on piisavalt süsinikku, et elu saaks alata. Me elame siin, sest siin on stabiilsus. Siin ei muutu tingimused liiga kiiresti. Siin on aega, et elu saaks areneda miljardite aastate jooksul. Siin on ruum, et keerukus saaks tekkida. Me elame siin, sest siit on parim vaade. Siit saame me näha universumi. Siit saame me mõõta galaktika struktuuri. Siit saame me mõista meie kohta kosmoses. Aga võib-olla on sügavaim vastus see. Me elame siin, sest ainult siin saame me olla see, kes me oleme. Olendid, kes küsivad küsimusi. Olendid, kes otsivad vastuseid. Olendid, kes vaatavad üles tähtede poole ja imestada. Meie asukoht galaktikas pole juhus. See on tingimus. Tingimus elule.
tingimus teadvusele, tingimus mõistmisele. Ja kui me vaatame üle söötaevas, kui me näeme linnuteed, seda hõbedast riba, mis läbib taevast, siis me ei näe ainult tähti. Me näeme oma kodu. Me näeme kohta, kus me kuulume. Me näeme galaktika vaikset äärelinna, kus elu sai võimalikuks ja kus mõistmine sai tegelikkuseks. Me oleme galaktika lapsed ja me elame täpselt seal, kus galaktika lapsed peavad elama. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis on võib-olla kõige olulisem. Millestki, mis muudab kogu selle loo tõeliseks. Millestki, mis eristab teadust pseudoteadusest. Mõistan täiuslikult, mida te mõtlete. Te olete kuulanud 30 minutit lugu sellest, kui täiuslik on meie asukoht, kui ideaalsed on tingimused, kui uskumatu on see kokkusattumus. Ja osa teist mõtleb, kas see pole lihtsalt ilusat juttu? Kas see pole lihtsalt viis, kuidas teadlased üritavad leida mustrit seal, kus seda pole? Kas see pole lihtsalt antroposse printsiip teises vormis? Me näeme täiuslikkust, sest me oleme siin, et seda näha. See on õige küsimus. Õige, terve, vajalik küsimus. Ja teadus peab sellele vastama. Mitte kaitsvalt, mitte vihaselt, vaid ausalt. Sest tõde on see, osa sellest, mida ma olen teile rääkinud, on ekstrapolatsioon. Osa on teooria. Osa on arvutus, mis põhineb mudelitel, mida me ei saa täielikult testida. Me ei saa ehitada teist galaktikat ja vaadata, mis juhtub. Me ei saa käivitada elu evolutsiooni uuesti ja vaadata, kas tulemus on sama. Me ei saa külastada tuhandeid planeete ja kontrollida, kas seal on elu. Kõik, mis meil on üks andmepunkt. Üks planeet. Üks galaktika. Üks universum. Ja sellest ühest andmepunktist üritame me mõista kogu lugu. Aga see ei tähenda, et me lihtsalt arvame. See ei tähenda, et me lihtsalt usume. See tähendab, et me oleme ausad oma piirangute suhtes. Ja just see ausus eristab teadust kõigest muust. Vaatame konkreetselt, mida me teame ja mida me arvame. Me teame, et galaktika keskuses on radiatsioonitase kõrgem. See pole teooria, see on mõõtmine. Hubble'i kosmoseteleskoop, Chandra röntgeniteleskoop, Fermi gammateleskoop, kõik need instrumendid on mõõtnud kiirgust, mis tuleb galaktika keskusest. Numbrid on selged. Radiatsioonitase on 100 korda kõrgem kui meie piirkonnas. Me teame, et supernoovad juhtuvad sagedamini galaktika keskuse lähedal. See pole teooria, see on statistika. Viimase 100 aasta jooksul on astronoomid katalogiseerinud üle 1000 supernoova meie galaktikas ja lähigalaktikates. Ja muster on selge. Supernoovad koonduvad spiraalharudesse ja galaktika keskuse lähedale. Me teame, et Sagittarius A tärnike on seal. See pole teooria, see on vaatlus. Aastal 2020 tehti sellest esimene pilt. Me näeme seda. Me mõõdame selle massi. Me jälgime tähti, mis keerlema selle ümber kiirusega, mis ulatub kuni 30% valguse kiirusest. Need on faktid. Kõvad, kontrollitavad, korratavad faktid. Aga siis tuleb järgmine samm. Samm, kus me küsime, mida need faktid tähendavad elu jaoks. Ja siin muutub lugu keerulisemaks, sest me ei tea täpselt, kui palju radiatsiooni suudab elu taluda. Me ei tea täpselt, kui lähedal peab supernoova olema, et hävitada biosüsteem. Me ei tea täpselt, millised on miinimumnõuded elu tekkeks. Kõik, mis meil on üks näide. Maa. Ja maal on radiatsioonitase selline, nagu ta on. Maal on supernoovad nii haruldased, kui nad on. Maal on tingimused sellised, nagu nad on. Ja maal on elu. Aga kas see tähendab, et elu ei saa eksisteerida kõrgemal radiatsioonitasemel? Kas see tähendab,
et elu ei saa kohaneda sagedasemate supernoovadega. Kas see tähendab, et meie tingimused on ainsad võimalikud? Ausalt, me ei tea. Võib-olla on elu palju vastupidavam, kui me arvame. Võib-olla võib elu eksisteerida kohtades, mida me peame võimatuks. Võib-olla on galaktiline eluvöönd palju laiem, kui meie mudelid näitavad. Või võib-olla on see palju kitsam. Me lihtsalt ei tea. Ja teadus nõuab, et me tunnistame seda. Aga on asju, mida me saame testida. Ja need testid on juba käimas. Kepler kosmoseteleskoop, mis töötas aastatel 2009 kuni 2018, avastas üle 4000 eksoplaneedi. 4000 planeeti teiste tähtede ümber. Ja iga avastus annab meile rohkem andmeid. Rohkem informatsiooni selle kohta, kui tavalised on planeedid nagu Maa. Tulemused on hämmastav. Peaaegu igal tähesel on planeedid. Peaaegu igal. See tähendab, et meie galaktikas on 100 miljardeid planeete. 100 miljardeid võimalikke maailmu. Aga kui paljud neist on eluvööndis? Kui paljud on õige suurusega? Kui paljud on õige keemilise koostisega? Kepleri andmete põhjal hinnangud näitavad, et umbes 20% päikese sarnastest tähtedest võib olla kivine planeet eluvööndis. 20%. See on tohutu number. See tähendab miljardeid potentsiaalseid maasid ainult meie galaktikas. Aga potentsiaalne maa ei tähenda maa, kus on elu. See tähendab ainult planeet, kus vesi võib olla vedel. Ja seal on tohutu vahe. James Webbi kosmoseteleskoop, mis käivitati aastal 2021, on muutmas mängu. Esimest korda inimkonna ajaloos suudame me analüüsida eksoplaneedi atmosfääri. Me suudame otsida biosignatuure, keemilisi märke, mis võiksid viidata elule. Hapnik koos metaaniga. See oleks tugev märk, sest need kaks gaasi reageerivad omavahel. Kui nad mõlemad on atmosfääris korraga, peab midagi neid pidevalt tootma. Ja Maal on see midagi elu. Aga me pole veel leidnud sellist signatuuri. Oleme analüüsinud 10 eksoplaneete. Oleme otsinud hapnikku, metaani, osooni, kõike, mis võiks viidata elule, ja pole leidnud midagi. Kas see tähendab, et elu on haruldane? Kas see tähendab, et me oleme üksi? Ei. See tähendab ainult, et me pole veel piisavalt kaua otsinud. James Webb on töötanud alles 3 aastat. 3 aastat. See on silmapilk kosmilises mõõtkavas. Me vajame aastakümne, me vajame sajandit, me vajame kannatlikkust. Aga iga päev, kui me ei leia midagi, muutub küsimus teravamaks. Miks on elu nii haruldane? Või kui see pole haruldane, miks on intelligentne elu nii vaikne? Ja siin jõuame tagasi meie asukoha juurde, sest võib-olla pole küsimus selles, kas elu on haruldane. Võib-olla on küsimus selles, kus elu saab püsida. Elu võib tekkida paljudes kohtades, aga kui palju neist kohtadest on piisavalt stabiilsed, et elu saaks areneda miljardite aastate jooksul? Kui palju neist kohtadest on kaitstud supernoovade eest? Kui palju neist kohtadest on õiges galaktilises piirkonnas? Aastal 2018 avaldas astrobioloog Michael Gowanlock Arizona ülikoolist uuringu, mis simuleeris elu levikut läbi galaktika. Ta võttis arvesse kõiki tegureid, tähtede moodustumise määra, supernoovade sagedust, planeetide moodustumise tõenäosust, elu tekkimise tõenäosust. Tema mudelid näitasid midagi šokeerivat. Isegi kui elu tekib sageli, hävib see enamasti kiiresti. Supernoova plahvatab lähedal, radiatsioonitase tõuseb, atmosfäär kaob, elu sureb. Ainult väikeses piirkonnas, täpselt seal, kus me elame, on tingimused piisavalt stabiilsed, et elu saaks mitte ainult tekkida, vaid ka püsi. Mitte ainult alata, vaid ka areneda. Ja see muudab meie asukoha veel erilisemaks. Me ei ole lihtsalt kohas, kus elu tekkis. Me oleme kohas, kus elu jäi ellu. Aga on veel üks aspekt, mida me peame arutama. Aspekt, mis on ebamugav, aga vajalik.
Võib-olla me vaatame valesti. Võib-olla pole galaktiline eluvöönd see, mis määrab, kus elu saab eksisteerida. Võib-olla on see lihtsalt see, kus meie tüüpi elu saab eksisteerida. Elu, mis põhineb süsinikul. Elu, mis vajab vett. Elu, mis areneb aeglaselt läbi miljardite aastate. Aga võib-olla on teist tüüpi elu. Elu, mis põhineb ränil. Elu, mis kasutab metaani vee asemel. Elu, mis areneb kiiresti, kohaneb kiiresti, elab kohtades, mida me peame võimatuks. Võib-olla on galaktika keskuses elu, aga see on nii erinev meist, et me ei tunneks seda ära. Võib-olla on galaktika servades elu, aga see on nii aeglane, et me ei märkaks seda. Võib-olla on elu kõikjal, aga me otsime valet asja. See on võimalus. Tõeline teaduslik võimalus. Ja me peame olema ausad selle suhtes. Aga praegu, kõige sellega, mida me teame, kõige sellega, mida me suudame mõõta, kõige sellega, mida me suudame testida, on järeldus selge. Meie tüüpi elu, süsinikupõhine, veepõhine, aeglaselt arenev elu, vajab täpselt selliseid tingimusi, nagu meil on. Ja need tingimused eksisteerivad ainult kitsas piirkonnas galaktikas. Me võime olla vääras. Tulevased avastused võivad näidata, et me oleme vääras. Aga praegu on see parim teooria, mis meil on. Ja nüüd jõuame kõige sügavama küsimuseni. Küsimuseni, mis ei ole enam ainult teaduslik, vaid filosoofiline. Miks on universum selline, et elu on võimalik? See pole küsimus, millele teadus saab vastata. See on küsimus, mis asub teaduse piiridel. Aga see on küsimus, mida me ei saa ignoreerida. Füüsikalised konstandid, gravitatsioonikonstand, elektromagnetiline konstant, tugev ja nõrk tuumajõud on täpselt õiged. Kui gravitatsioon oleks 1% tugevam, oleks universum kokku varisenud miljard aastat pärast suurt pauku. Kui elektromagnetism oleks 1% nõrgem, ei saaks aatomid moodustuda. Kui tugev tuumajõud oleks veidi erinev, ei saaks tähed süsinikku toota. Iga konstant on täpselt õige, täpselt häälestatud. Täpselt selline, et universum saab eksisteerida piisavalt kaua, et tähed saavad moodustuda, et planeedid saavad tekkida, et elu saab alata. Mõned füüsikud nimetavad seda peenhäälestuse probleemiks. Teised nimetavad seda antroposse printsiibiks. Kolmandad nimetavad seda tõendiks multiversumi kohta. Ideest, et on lõpmatu arv universumeid, igaüks erineva konstantidega ja me elame selles, kus konstantid on õiged, sest ainult siin saame me eksisteerida. Aga ükski neist selgitustest ei ole täielik. Ükski neist ei vasta lõplikult küsimusele, miks. Ja võib-olla pole vastust. Võib-olla on miks vale küsimus. Võib-olla peaksime küsima, kuidas ja olema rahul sellega. Aga inimesed ei ole loodud olema rahul. Me oleme loodud küsima. Me oleme loodud otsima. Me oleme loodud imestama. Ja meie asukoht galaktikas, see vaikne äärelinn, see turvaline nurk, see täiuslik vaatepunkt, annab meile võimaluse seda teha. Võimaluse vaadata üles tähtede poole ja küsida, miks me siin oleme. Võib-olla pole vastust, aga küsimus ise on väärtuslik. Küsimus ise teeb meist inimesed. Küsimus ise annab meie elule tähenduse. Aga on veel üks asi, mida me peame mõistma. Asi, mis on võib-olla kõige olulisem. Me ei ole lõpp-punkt. Me ei ole evolutsiooni tipp. Me ei ole see, mille poole universum on püüdelnud. Me oleme vahepunkt. Samm pika tee peal. Hetk pika loo keskel. 3,8 miljardit aastat tagasi tekkis maal esimene elu. Üherakuline, lihtne, peaaegu nähtamatu. Aga see oli algus. 2 miljardit aastat tagasi muutus elu mitmeerakuliseks. Rakud hakkasid koostööd tegema. Keerukus kasvas. 500 miljonit aastat tagasi jõudis elu maale.
taimed, seejärel loomad, seejärel imetajad. 2 miljonit aastat tagasi tekkis perekond Homo, esimesed inimesed. Esimesed olendid, kes suutsid küsida, miks. 10 000 aastat tagasi tekkis põllumajandus, tsivilisatsioon, kirjakeel, ajalugu. 500 aastat tagasi tekkis teadus, süstemaatiline viis maailma mõistmiseks. 50 aastat tagasi astusime me Kuule. Esimest korda lahkus inimene oma koduplaneedilt. Ja nüüd, praegu, sel hetkel, seisame me järgmise sammu äärel. Sammu, mis viib meid kaugemale kui kunagi varem. Sammu, mis muudab meid galaktiliseks liigiks. Aga see samm toob kaasa vastutuse. Tohutu, hirmutava, inspireeriva vastutuse. Kui me oleme tõesti haruldased, kui me oleme tõesti ühed esimestest, kui me oleme tõesti galaktilise eluvööndi õnnelikud elanikud, siis me ei kanna vastutust ainult enda eest. Me kanname vastutust elu eest. Elu, mis tekkis siin, maal, 3,8 miljardit aastat tagasi. Elu, mis on püsinud läbi jääajad, läbi massi väljasuremiste, läbi kataklüsmide. Elu, mis on jõudnud punkti, kus see saab mõista iseennast. Kui me hävitame end, hävitame me mitte ainult inimkonna. Me hävitame võib-olla ainsa teadvuse selles galaktika piirkonnas. Võib-olla ainsa teadvuse selles galaktikas. Võib-olla ainsa teadvuse selles universumis. See on vastutus, mida me ei saa ignoreerida. Vastutus, mis peaks meid äratama iga hommik. Vastutus, mis peaks meid suunama iga otsust. Aga see vastutus pole ainult negatiivne, see pole ainult ära hävita, see on ka loo midagi. Sest kui me oleme haruldased, kui me oleme erilised, kui me oleme galaktika vaikse äärelinna lapsed, kes on saanud võimaluse mõista universumit, siis meil on ka võimalus midagi luua. Me võime luua kunsti, mis kestab 1000 aastaid. Me võime luua teadmisi, mis muudavad arusaama reaalsusest. Me võime luua tehnoloogiaid, mis viivad meid tähtede juurde. Me võime luua tsivilisatsiooni, mis levib läbi galaktika. Me võime olla need, kes toovad elu galaktika keskusesse, kes toovad teadvuse kohtadesse, kus seda pole kunagi olnud, kes muudavad galaktika surnud vaiksest kohast elavaks, mõtlevaks, imestava kohaks. See on meie potentsiaal, see on meie võimalus, see on meie vastutus. Ja nüüd, kui me oleme vaadanud kõiki fakte, kui me oleme tunnistanud kõiki piiranguid, kui me oleme olnud ausad kõigi ebakindlustega, jõuame tagasi algse küsimuse juurde. Miks me elame galaktika vaikses äärelinnas? Teaduslik vastus on selge. Me elame siin, sest siin on tingimused õiged. Radiatsioon on madal. Supernoovad on haruldased. Keemiline koostis on täiuslik. Stabiilsus on piisav. Aga on ka teine vastus. Vastus, mis pole teaduslik, aga mis on võib-olla sama oluline. Me elame siin, sest siin saame me olla see, kes me oleme. Olendid, kes küsivad. Olendid, kes otsivad. Olendid, kes imestada. Me elame siin, sest siin on meil aega. Aega mõelda. Aega õppida. Aega kasvada. Me elame siin, sest siin on meil ruum. Ruum vaadata. Ruum avastada. Ruum unistada. Me elame siin, sest siin on meil võimalus. Võimalus mõista. Võimalus luua. Võimalus muutuda millekski suuremaks, kui me praegu oleme. Galaktika vaikne äärelinn pole lihtsalt koht. See on võimalus. Võimalus, mis anti meile 13,8 miljardit aastat tagasi, kui universum tekkis. Võimalus, mis kujunes 5 miljardit aastat tagasi, kui meie päikesesüsteem moodustus. Võimalus, mis realiseerus 3,8 miljardit aastat tagasi, kui elu tekkis. Võimalus, mis areneb praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete. Me ei tea, kas me oleme üksi. Me ei tea, kas me oleme esimesed. Me ei tea, kas me oleme viimased. Aga me teame, et me oleme siin.
Me teame, et me oleme teadlikud. Me teame, et me saame küsida, miks. Ja võib-olla on see piisav. Võib-olla on küsimus ise vastus. Võib-olla on imestamine ise tähendus. Me elame galaktika vaikses äärelinnas ja täpselt sealt, sellest vaiksest, rahulikust, täiuslikust kohast vaatame me üles tähtede poole ja mõistame. Me oleme osa millestki suuremast. Osa galaktikast, mis keerleb läbi ruumi. Osa universumist, mis laieneb ja areneb. Osa loost, mis algas suure pauguga ja mis jätkub veel miljardeid aastaid. Ja meie roll selles loos pole olla passiivne. Meie roll on olla aktiivne, olla uudishimulik, olla julge. Meie roll on küsida, miks me siin oleme. Ja siis, kui me oleme küsinud, meie roll on otsida vastust, isegi kui me ei leia seda kunagi. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis ulatub kaugemale numbritest, kaugemale mõõtmistest, kaugemale isegi teadusest. Peame rääkima sellest, mida see kõik tähendab. Sest vaadake, mis on juhtunud. Me alustasime küsimusega, miks me elame galaktika vaikses äärelinnas. Ja me leidsime vastuse, sest seal on ohutu, seal on stabiilne, seal on täpselt õiged tingimused. Aga iga vastus tõi kaasa uue küsimuse ja iga uus küsimus viis meid sügavamale. Miks on tingimused õiged? Sest galaktika on arenenud täpselt õigel viisil. Miks on galaktika arenenud õigel viisil? Sest füüsikalised konstandid on täpselt õiged. Miks on füüsikalised konstandid õiged? Ja siin jõuame piirini, kus teadus vaikib. Mitte seetõttu, et teadus on nõrk, vaid seetõttu, et me oleme jõudnud küsimuste juurde, mis ei ole enam ainult teaduslikud. Need on filosoofilised küsimused, eksistentsiaalsed küsimused. Küsimused, mis puudutavad mitte ainult seda, kuidas asjad on, vaid miks nad on. Ja siin, selle piiri äärel, peame me olema ausad. Ausad iseenda ja ausad teie vastu. Me ei tea, miks universum eksisteerib. Me ei tea, miks see on täpselt selline, et elu on võimalik. Me ei tea, kas on mingi sügavam põhjus või kas see on lihtsalt juhus. Üks võimalus lõpmatus multiversumis. Aga see, mida me küll teame, on see. Me oleme siin. Me oleme teadlikud. Me oleme võimelised küsima neid küsimusi. Ja see ise on uskumatu. Mõelge sellele. 13,8 miljardit aastat tagasi ei olnud midagi peale energia. Puhas, kuum, struktureerimata energia. Ei olnud aatomeid, ei olnud molekule, ei olnud tähti, ei olnud planeete, ei olnud elu, ei olnud teadvust. Ja nüüd, 32,8 miljardit aastat hiljem, on osa sellest energiast muutunud teile. Teile, kes istute ja kuulate neid sõnu. Teile, kes mõtlete. Teile, kes imestate. Universum on muutunud teadlikuks. Ja see juhtus siin, galaktika vaikses äärelinnas, planeedil nimega Maa. Filosoofid on sajandeid arutlenud teaduse üle. Nad on küsinud, mis on mina, mis on teadvus, kuidas saab mateeriat, aatomid, molekulid, rakud muutuda kogemuseks. See on ennananida raske probleem teaduse kohta ja me ei ole seda lahendanud. Me ei tea, kuidas ajurakkude elektrilised impulsid muutuvad subjektiivseks kogemuseks. Me ei tea, kuidas füüsiline muutub mentaalseks, aga me teame, et see juhtub. Me teame, et see juhtub siin, selles galaktika piirkonnas, selles täpselt häälestatud keskkonnas, selles vaikses äärelinnas. Ja võib-olla pole see juhus. Võib-olla on teadus midagi, mis vajab täpselt selliseid tingimusi. Mitte ainult elu tekkimiseks, vaid teadvuse arendamiseks, keerukuse tekkimiseks, mõistmise võimaluseks.
Võib-olla on galaktika vaikne äärelinn mitte ainult koht, kus elu saab eksisteerida. Võib-olla on see koht, kus universum saab mõista iseennast. Ja see toob meid tagasi Anthropose printsiibi juurde, aga nüüd teisest vaatenurgast. Tavaliselt mõeldakse Anthropose printsiibist kui selgitusest. Universum tundub olevat häälestatud elu jaoks, sest me oleme siin, et seda vaadelda. Kui tingimused poleks õiged, me ei oleks siin, et küsida, miks nad on õiged. Aga on ka teine viis seda mõista, sügavam viis. Võib-olla pole küsimus selles, et universum on häälestatud meie jaoks. Võib-olla on küsimus selles, et me oleme viis, kuidas universum häälestab iseennast. Mõelge sellele. Iga aatom teie kehas tekkis tähe sees. Iga mõte teie peas on elektriline muster, mis järgib füüsika seadusi. Iga küsimus, mida te esitate, on osa protsessist, kus universum uurib oma enda struktuuri. Te ei ole eraldi universumist. Te olete universum. Kohalik, ajutine, teadlik vorm, milles universum eksisteerib. Ja teie asukoht, galaktika vaikne äärelinn, pole juhus. See on tingimus. Tingimus sellele, et universum saaks selles vormis eksisteerida. Aga mis siis saab, kui me läheme kaugemale? Kui me lahkume oma vaiksest äärelinnast? Kui me hakkame levima läbi galaktika? Kas me kaotame midagi? Kas me muutume millekski teiseks? Võib-olla, tõenäoliselt, paratamatult. Aga see pole kaotus. See on transformatsioon. Sest vaadake, mis on juba juhtunud. 3,8 miljardit aastat tagasi oli elu lihtsalt keemiline reaktsioon. Molekulid, mis paljunesid, mitte midagi enamat. 2 miljardit aastat tagasi muutus elu mitmeerakuliseks. Rakud hakkasid koostööd tegema. Tekkis keerukus. 500 miljonit aastat tagasi tekkis närvisüsteem. Esimene primitiivne võime tunda, reageerida, õppida. 2 miljonit aastat tagasi tekkis teadvus. Võime mõelda, planeerida, kujutleda. 10 000 aastat tagasi tekkis kultuur. Võime edastada teadmisi põlvkondade vahel. 500 aastat tagasi tekkis teadus. Süstemaatiline viis maailma mõistmiseks. 50 aastat tagasi muutusime kosmiliseks liigiks. Astusime välja oma koduplaneedilt. Iga samm oli transformatsioon. Iga samm muutis seda, kes me oleme. Aga iga samm viis meid ka kaugemale, sügavamale, kõrgemale. Ja nüüd seisame me järgmise transformatsiooni äärel. Me ei ole enam ainult maaolendid. Me hakkame saama päikesesüsteemi olenditeks. Ja varsti, võib-olla meie eluajal, võib-olla meie laste eluajal, hakkame saama galaktika olenditeks. Aga see tähendab, et me peame loobuma millestki. Peame loobuma ideest, et on üks õige koht, üks turvaline koht, üks vaikne äärelinn, kus me saame igavesti jääda. Sest universum ei ole staatiline. Galaktika ei ole staatiline. Isegi meie vaikne äärelinn ei ole igavene. 4 miljardi aasta pärast põrkab linnutee kokku Andromeeda galaktikaga. Meie päike paisatakse uuele orbiidile. Meie vaikne äärelinn kaob. Tingimused, mis tegid võimalikuks meie eksistentsi, muutuvad. Aga see pole lõpp. See on algus. Sest kui me oleme õppinud elama siin, galaktika vaikses äärelinnas, siis me saame õppida elama ka mujal, galaktika keskuses, galaktikate vahelises ruumis, kohtades, mida me praegu peame võimatuks. Me ei ole enam piiratud ühe koha poolt. Me oleme piiratud ainult oma kujutlusvõime poolt. Aga on veel midagi, mida me peame mõistma, midagi sügavat, midagi, mis muudab kogu selle loo tähenduslikuks. Me ei tea, kas me oleme üksi. Võib-olla on galaktikas tuhandeid tsivilisatsioone.
Võib-olla on nad kõik galaktilises eluvööndis, nagu meie. Võib-olla vaatavad nad kõik üles oma taevasse ja küsivad, kas me oleme üksi? Või võib-olla oleme me tõesti üksi? Võib-olla on kogu see tohutu galaktika, 100 miljardit tähte, triljonid planeedid ja ainult siin, maal, on keegi, kes küsib, miks? Me ei tea ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga mõlemad võimalused on võrdselt hämmastav. Kui me ei ole üksi, siis universum on täis elu, täis teadvust, täis imestavaid olendeid ja ükskord võib-olla kohtume me nendega, jagame oma lugusid, õpime nende kogemustest, mõistame, et me oleme osa millestki veel suuremast. Kui me oleme üksi, siis me oleme veel erilisemad. Me oleme ainus koht selles galaktikas, võib-olla selles universumis, kus mateeriat on muutunud teadlikuks. Ainus koht, kus universum vaatab iseennast ja ütleb, ma olen. Mõlemad võimalused on imelised. Mõlemad võimalused annavad meie elule tähenduse. Ja nüüd lõpuks peame me rääkima teist, sest see pole ainult lugu galaktikast. See pole ainult lugu universumist. See on lugu teist. Te olete sündinud planeedil, mis asub täpselt õiges kohas. Galaktika vaikses äärelinnas. Kohas, kus radiatsioon on madal, kus supernoovad on haruldased, kus tingimused on täiuslikud. Aga te ei ole sündinud ainult õiges kohas. Te olete sündinud ka õigel ajal, mitte liiga varakult, kui galaktikas polnud veel piisavalt raskeid elemente. Mitte liiga hilja, kui kõik massiivsed tähed on juba surnud, vaid täpselt õigel hetkel. Hetkel, kui galaktikas on piisavalt keerukust, et elu saaks areneda ja piisavalt stabiilsust, et tsivilisatsioon saaks tekkida. Te olete sündinud ajastul, mil inimkond on esimest korda võimeline mõistma oma kohta universumis. Ajastul, mil me oleme ehitanud teleskoobi, mis näevad miljardeid valgusaastaid. Ajastul, mil me oleme kaardistanud galaktika struktuuri. Ajastul, mil me oleme astunud teistele taevakehadele. Te olete sündinud ajastul, mil me küsime, miks me siin oleme, ja esimest korda inimkonna ajaloos me hakkame leidma vastuseid. Aga need vastused ei ole lõplikud, need ei ole täielikud, need on ainult algus. Sest iga vastus toob kaasa uue küsimuse, iga avastus avab uue müsteeriumi. Iga samm edasi näitab meile, kui palju me veel ei tea. Ma ei tea, mis on tume mateeriat. See moodustab 85% universumi massist, aga me ei tea, mis see on. Me ei tea, mis on tume energia. See moodustab 68% universumi energiast, aga me ei tea, mis see on. Mis see on? Me ei tea, kuidas teadvus tekib. Me ei tea, kas on teisi universumeid. Me ei tea, kas füüsikalised seadused on igavesed või kas nad arenevad. Me ei tea nii palju, nii uskumatult palju. Aga see pole nõrkus, see on tugevus. Sest iga ma ei tea on kutse. Kutse uurida, kutse avastada. Kutse minna kaugemale, kui keegi on varem läinud. Ja võib-olla on see kõige sügavam tähendus meie asukohale galaktikas. Me ei ela galaktika vaikses äärelinnas ainult seetõttu, et seal on ohutu. Me elame seal, sest sealt on parim vaade. Parim vaade mitte ainult tähtedele, vaid parim vaade küsimustele. Sealt näeme me, kui vähe me teame. Sealt näeme me, kui palju on veel avastada. Sealt näeme me, et universum on suurem, keerulisem, imelisem, kui me kunagi oskasime ette kujutada. Ja see vaade, see võime näha oma teadmatust, on kõige väärtuslikum asi, mis meil on. Sest ainult siis, kui me tunnistame, et me ei tea, saame me hakata otsima. Ainult siis, kui me tunnistame, et me oleme väikesed, saame me hakata kasvama. Ainult siis, kui me tunnistame, et universum on suurem kui meie mõistus, saame me hakata seda mõistma. Ja nüüd lõpuks peame me tulema tagasi sinna, kust me alustasime. Mäletate, kuidas me alustasime? Me alustasime teiega.
Teiega, kes liigute läbi ruumi kiirusega üle 250 000 kilomeetri tunnis. Teiega, kes olete täpselt seal, kus elu on võimalik. Ja nüüd, pärast seda pikka teekonda läbi galaktika, läbi teaduse, läbi filosoofia, tuleme me tagasi sama punkti. Aga nüüd te mõistate midagi, mida te ei mõistnud varem. Te ei ole lihtsalt planeedil. Te olete osa loost, mis algas 13,8 miljardit aastat tagasi. Osa protsessist, mis muutis energia aatomeiks, aatomid molekulideks, molekulid eluks, elu teadvuseks. Te ei ole lihtsalt galaktika vaikses äärelinnas. Te olete kohas, mis on täpselt õige, täpselt häälestatud, täpselt selline, et te saate olla see, kes te olete. Te ei ole lihtsalt vaatleja. Te olete osa sellest, mida te vaatlete. Te olete viis, kuidas universum vaatab iseennast. Ja nüüd, kui te vaatate üles öötaevas, kui te näete linnuteed, seda hõbedast riba, mis läbib taevast, siis te ei näe enam ainult tähti. Te näete oma kodu, mitte ainult maad, mitte ainult päikesesüsteemi, vaid kogu galaktikat, kogu seda tohutut, keerleva, elavat struktuuri, mille osa te olete. Te näete kohta, kus te kuulute. Mitte seetõttu, et te olete seal sündinud, vaid seetõttu, et te olete osa sellest. Osa galaktikast, mis on arenenud täpselt õigel viisil, et te saaksite eksisteerida. Te näete oma minevikku, tähti, kus tekkisid elemendid, millest teie keha koosneb. Kohti, kus plahvatasid supernoovad, mis paistsid ruumisse rauda, süsinikku, hapnikku. Te näete oma tulevikku, kohti, kuhu me võib-olla ükskord läheme. Tähti, mille ümber me võib-olla ükskord elame. Galaktikaid, mida me võib-olla ükskord uurime. Ja te näete müsteeriumi, sügavat, lõputut, ilusat müsteeriumi. Küsimust, mis ei kao kunagi. Miks? Miks me siin oleme? Miks on universum selline, et elu on võimalik? Miks on galaktikas vaikne äärelinn, kus tingimused on täiuslikud? Miks oleme me need, kes küsivad neid küsimusi? Võib-olla pole vastust. Võib-olla on küsimus ise vastus. Võib-olla on imestamine ise tähendus. Aga üks asi on kindel. Me oleme siin. Me oleme teadlikud. Me oleme võimelised küsima. Ja see ise, see võime vaadata üles tähtede poole ja küsida miks, on suurim ime, mida universum on kunagi loonud. Te elate galaktika vaikses äärelinnas. Mitte juhuslikult, mitte kogemata, vaid seetõttu, et täpselt seal, selles vaikses, rahulikud, täiuslikus kohas said kokku kõik tingimused. Tingimused elule, tingimused teadvusele, tingimused imestavale. Ja nüüd, kui te seda teate, kui te seda mõistate, on teil valik. Te võite elada nagu varem, vaadata taevast ja näha ainult tähti. Või te võite elada teadmisega, et iga täht on lugu, iga galaktika on ajalugu. Iga öö taevas on aken universumisse, mis on suurem, keerulisem, imelisem, kui me kunagi oskame täielikult mõista. Te võite elada teadmisega, et te ei ole väike, te ei ole ebaoluline, te ei ole juhuslik. Te olete osa millestki suuremast, osa galaktikast, mis keerleb läbi ruumi, osa universumist, mis laieneb ja areneb, osa loost, mis jätkub veel miljardeid aastaid pärast seda, kui te olete läinud. Ja teie roll selles loos pole olla passiivne. Teie roll on olla uudishimulik, olla julge, olla imestav. Teie roll on vaadata üles tähtede poole ja küsida, miks? Ja siis, kui te olete küsinud, teie roll on elada nii, nagu vastus oleks oluline. Sest võib-olla see ongi. Võib-olla on küsimus ise see, mis teeb meist inimesed. Küsimus ise see, mis annab meie elule tähenduse. Küsimus ise see, mis muudab meid osaks millestki suuremast. Me elame galaktika vaikses äärelinnas ja täpselt sealt,
Sellest täiuslikust kohast vaatame me üles ja mõistame, me ei ole üksi universumis. Me oleme universum. Universum, mis on muutunud teadlikuks. Universum, mis vaatab iseennast. Universum, mis küsib, miks? Ja võib-olla pole paremat vastust